Tere Evelin! Tervist! Mis põnev leib sul siin on? No meil on uued maitsed, kartulipeenleib, vana Kihnu retsept, koosneb siis rukkipüüli, jahust ja kartulist ja on kääritatud 16 tundi juuretisega, nii nagu see traditsiooniline Evelini rukkileib, nii et inimesed proovivad ja imestavad ja üks päris kihnlane käis ka siin ja ütles, et täitsa tema mamma leiva moodi. Kohe proovin, kas ka jutt vastab tõele? Jaa, Jaanika on ju kõige parem koolikokk. Profi arvamus. Tõeliselt mõnus. Uskumatu. Jõudu tööle. Sa oled veel siin paar tundi? Ühe tunni? Ma jooksen läbi kiiresti. Vau, kartulist sellist leiba teha. No tegelikult kartulit on siin umbes 5% või vähem. Nüüd niimoodi maitset ei tunne, aga siis köömneda. Ja see on ka uus maitse, see on siis kääritatud spelta. Eestlase jaoks on see sepik, aga muidu muu maailm tunneb, et nagu spelta leib. Näeb nagu saia moodi välja, eks ju. Jah, nagu täitsa sai. Täitsa uskumatu, et sepik võib nii valge välja näha. Ma nagu jätsin kohvi joomise maha. Kas sa koolis annad lastele saia ka või? Ei üldse ei anna, aga see sepik on küll selline, mida lapsed sööksid. Ma arvan, et seda võiks võtta küll. Aga sul jõuluks ka midagi pakkuda on? No mina ei ole jõululeiba teinud, aga karjapagaril on. Annan sulle kohe proovida. On puuviljadega ja pähklitega. Väga põnev. Siin on vist ka jõhvikaid. Ja seal on jah vist jõhvikad või puhlad või midagi. Nendel karjapagaril on tegelikult 100% ruhki jahust ka see jõululeib olemas ja see mulle meeldis selles, mis sa praegu proovisid, on nisu sees. Mina nisu ei armasta. Tulge proovige! Aga see leib, mis Oma siin nimeline leib on nagu kõige parem. See on 100% täistera ruhkis. Nisu nagu üldse ei ole Ei, nisu ei ole ja 3 seemnet. See on siis see traditsiooniline Evelini leib. Tõeliselt mõnus. Hästi heade tervisenäitajatega, nii et toitumisnõustajad ja personaaltreenerid panevad oma klientide dieeti. Seda sisse mul on nii hea meel selle üle. Väga mõnus, et seda ma paneks oma jõululauale küll. Nojah, jõululaual on ikka võib pähkleid ja aprikoose ka sisse panna. Ma arvan, et need pähklid ja aprikoosid võivad jääda ka magustoidu juurde. Absoluutselt. Et leib on sellisel kujul ka see mõnus, see kanep, mis siin sees krõmpsub, see annab selle mõnusa jõulutunde kätte küll. Ja, väga hea. Või ma jäängi seda siin vist sööma. Nii maitsev on. Saad panna oma kooli lastele proovida. Kas nad söövad? Lapsed on ju kõige ausam publik, on ju. Ma arvan, et seda leiba sööksid nad kindlasti. Mis neil on praegu sinu koolis laste lemmikaid? No ma arvan, et ikka haklihakaste on traditsiooniline, jah. Nojah, sina panid sinna vist porgandit ja palju sibulat ja kõik asju sisse. Mul on seal bataat ja... Okei, see on midagi. Jah, et ma üritan sinna haklihakastmesse 5 peotäit puu- ja köögiville ära panna, et siis on tervislik ka see haklihakaste, mitte lihtsalt paljalt söömine. Jaa, ma mäletan, kui me käisime sul külas, siis sa rääkisid seda, nii äge. Et mul ongi nagu see, et see 5 peotäit puu- ja köögiville päevas ikkagi ma üritan igasse toidukorda ära mahutada. Aga mitte suures koguses. Kõik kokad peaksid niimoodi mõtlema. Aitäh!